1. detsember 2021. Peale seda päeva muutus mu elus väga palju. Mina olen Tanja. Tantsimisega ma hakkasin tegelema 7. eluaastast. Võistlustantsud tunnid olid meil täitsa koolis tunniplaani sees. Pärast lihtsalt jäingi tantsima. Ja proovisin erinevaid tantsustiile, aga ladinatants on alati olnud minu suurim kirg. Ja praegu juba üle 17 aasta olen ma bailatino treener. Õpetan tantsu nii väikestele kui ka täiskasvanutele. Olen ka ise ema ja enamuse ajast veedan lapsega koos. Ja väga paljud minu tantsukavad on sündinud liivakastis tantsides, kui me õues mängime. Kõrvaklapid pähe ja tantsi nii, nagu keegi ei vaata. Ma päris kaua ei teadnud, et mul nägemisega midagi valesti on. Kuni ühel hetkel mind hakkasid väga häirima pimedas roolis sõites vastas autode tuled. Ja ma mäletan nii selgelt seda hetke, kuidas ema ulatas mulle enda prillid, ütles, võta proovi. Ja vau, ma ei uskunud oma silmi. Ja ma sain aru, et nüüd minust saab prillitagandja. Alguses ma ei vajanudki prille iga päev, et paningi neid autoroolis, teatris, ostsin ilusa raamiga prillid ja polnud nagu hullu, sain hakkama. Aga mida aeg edasi läks, siis olukord muutus. Emotsionaalse pinge ja stressi tagajärjel halveneb ka nägemine. Ja emaks saamine tähendab vähest und ja muid faktoreid ja siis ma panin tähele, nii palju tegemist oli toimetamist lapsega, et ma vajasin prille juba põhimõtteliselt kogu aeg, isegi kodus kandmiseks. Aga üheks tegevuseks oli vaja prille, teiseks jälle ei olnud, siis prillid käisid ette ja ära kogu aeg ja see tekitas peavalu ja väga palju ebamugavust. Ja tihti see jääbki nii, et me jäämegi ootama midagi ja lükkame enda heaolu taha plaanile, aga ma sain aru, et ma pean midagi väga suurt ja tähendusrikast enda jaoks tegema. Samal ajal kohtasin oma kolleegi, kes oli hiljuti just laserprotseduuri läbinud ja minu peas kõik klappis kohe. Siiamaani on mul minu laserprotseduur nii hästi meeles. See oli tõeliselt wow-efektiga minu jaoks. See oli nii kiire, nii kerge ja nüüdseks ma olen harjunud hea nägemisega, aga alguses olin wow iga asja peale. Nii põnev oli uuesti näha. Kohe peale protseduuri, nagu mulle soovitatigi, ma võtsin nädal aega täiesti vabaks kõikidest tegemistest ja keskendusin lihtsalt iseendale, et olla, et puhata. Ja kui ma nädal aega hiljem uuesti tantsusaali sattusin ja oma trennikaaslaste nägusid selgelt nägin, see oli fantastiline tunne. Ja kui ma veel oma esimesed pöörded ära tegin, no siis ma sain aru, et ja, elu on nüüd teistmoodi. Tähtis on otsida elus rõõmuhetki, mis meid üleval hoiavad. Ja minu jaoks terav ja selge nägemine ongi see rõõmuhetk. Lapsega õues jalutades mänguväljakul on palju turvalisem ja mõnusam olla. Ei pea valima enam, mis prille ette panna. Tantsukvaliteet on muutunud palju paremaks, enesekindlust on tulnud juurde ja üldse nii suur muutus on lihtsalt nii inspireeriv.